Issanda loomaaed on suur ja kirju. Värvikaid isendeid leiab igast nurgast, aga pole värvikamat, kui seda on meelelahutaja. Seda, kumb peale jääb loomariigis või inimriigis, saamegi täna teada, kui oleme kutsunud loomaaeda inimriigi kõige parema esindaja, meelelahutaja Ari-Mati Mustaneni. Tšau! Ari, mis sa arvad, kas me peaksime minema täna ahve vaatama, tiigreid vaatama või flamingosid vaatama? Ja, flamingosid. Teistega sul ei ole sellist sugulussidet? Ma vist olen ahvi aastal sündinud, on 92 on ju. Aga sa ei tunne, et selline esineja töö on sarnane sellega, mida loomad loomaaiast tunnevad? Ja, et tantsi on ju. Ja veits on küll jah, pärdikud nagu. Lähme vaatame, kas meil õnnestub täna panna pärdikuid tantsima või flamingosid sulle laulma. Super. Aga piletid ostad sina või? Mitte mingil juhul, mul ei ole isegi rahakotti kaasas. Aga sul on see tuur ja värk ju? See on maksud miinuses, noh. Ma sain teada, see on erisoodustusmaks. Kellelegi kõne ei saada? Nii kuulus vist ei ole, et läbi ei saa? Ei ole, välja teda. Proovid äkki või? Siin on Koit Toome ainsan, kes saab tasuta. Mine. Boom. Arvet? Ei arvad arvet. Mis arvet? Mis arvet, tõstate piletid? Siin kroonikapeole ka ei lastud sisse, et mis sul ma ei tea, mis toimus nagu. Ei, see oli väga naljakas, et ta nagu küsis kohe, et ta tahtis näha nagu seda, et kas sa võtsid selle perepileti, vaata. See, et sa tegid seda nalja, vaata, et mingi, ei võtame siis perepileti, siin peab vist lapsed olema, ta oli kohe mingi, ahah. Aga keegi ei ole täpsustanud, kas see on nagu füsioloogiline või vaimne vanus. Selles mõttes ma läksin vabalt Pluss ma saame siin, jah. Kui transinimesed saavad vetsu vahetada, ma saan laps olla, ma arvan. Miks mitte? Trans täiskasvanud. Tegelikult väga... Vaata, mis loom see on. Enne ma küsisin mingi lastelt, mis loom see on, vaata, kuna neil on need väiksed paberid, on ju. Nad kohe vaatasid nagu mind ja Madist, nagu, et me ei tohi võõrast onudega rääkida. Mis on nagu hea vaadata, et lapsi on nagu hästi kasvatatud, aga lihtsalt veits masendab on mõelda, et ma olen nüüd see onu. Vaata, ma vaatan lapsi ja ma olen nagu, et vaata, ma olen ju ka poiss ja vaatame, mis loomad on, aga nad juba vaatavad mind nagu, et see onu, kes tahab nagu jäätist pakkuda, vaata. Kui täiskasvanutega on sul siis selline tunne, et sa ei peaks endaga rääkima? Ei, mul oli, ma elasin üks hetk Kadriorus ka, siis ma olin hästi, ma hommikuti käisin kirjutamas Kadrioru pargis ja siis ma olin kivis peaga, vaatasin vahepeal lapsi nagu ja siis ma sain aru, et ma vaatan nagu liiga kaua pingi peal, nagu iga hommik sama last vahepeal. Minu jaoks ongi vaata kummaline see, et vaata ühel hetkel sa saad sellest vanusest üle, nagu kus... Nüüd on creepy. Nüüd on creepy, aga see on täpselt joondub selle ajaga, kus sa hakkad vaatama heldinult, et tahaks ka. Ja see on täiesti persse. Ei, aga täpselt jah, sul on väga hea point ja täpselt hea. Me näeme välja nagu see paar, kes üritab röövida last praegu endale on ja see on nii, just see hetk, kus sa hakkad täpselt. Ma olen just mingi viimased 2 aastat, vaatad lapsi mängima, sa oled nagu, et sul on mingi mälestus, et kui sa olid ise laps, sa oled ka nagu, et kurat, siin on tõesti nagu fun võib-olla. Ja vaatad lapsi, mõtled, tuju läheb paremaks on ja lapsed jooksevad ringi. Aga siis järgmine hetk sa vaatad, kus lapsevanemad viivad oma last ära ja vaatavad sulle klaas istub pilguga otsa ja saad nagu, et mulle meeldivad lapsed. Aga mis sa arvad, kas see stand-upi asi on selline, mida on võimalik õpetada või peab see olema ainult kogemuse põhine? Vaat see on see, et naljakas olla. Stand-upi on muidugi võimalik õpetada. Kõik inimesed, ma alati öelnud, et kõik inimesed saavad 5 minutiga hakkama. Sa suudad kirjutada 5 minutit informatsiooni, mis tegelikult lahutab meelt. Kas vähem või rohkem maitseasi ja õhtuasi, nagu sa tead energiat. Sa mõttes, et sa tead ise väga hästi, et on ju maike, kus sa tuled kohale ja igaüks võiks killida 5. No mingid inimesed vahest tulevad, saavad mental breakdown ja kõik juba on, nagu omega ta on geenius. Ja ma usun tõesti, et iga inimene suudaks 5 minutit muidugi kirjutada, see on nagu tehniline asi. Aga nüüd on see, et kui sa teed mingit tunde, 20 minutit, on ju, seal on mingi veider vaikus, seal nagu, kas sa suudad iga õhtu seda teha? See on nagu see asi, et stand-upi ma ütleks, saaks nagu tehniliselt õpetada seda oskust. Ma tean väga palju inimesi, kes ei ole naljakad, kes on stand-up koomikud.
samamoodi nagu muusikud teavad inimesi, kes ei ole andekad, kellel ei ole lauluhäält, aga on väga hea või nagu edukad, mitte tähendab head, vaid edukad. aga mis sa arvad, kas meeste ja naiste jaoks on ka erinevad reeglid nalja tegemisel või stand-up'is? Ei no nüüd me läheme sinna, et on nagu ühiskonna paradigm on ju, millele sa peegeldud, kas või Eesti publiku ees naisterahvana ütleks niimoodi, et tegelikult on väga suur, kui sa oled Pihv ja sa teed umbes 10 head setti, siis sul on nagu sa saad suvetuurile ja sügistuurile Comedy Estoniast, sest meil on vaja nagu naiskoomikuid. Siis äriliselt osast ma ütleks, on väga kerge, loovuslikult kindlasti Eesti väga šovinistlik ühiskond, šovinistlik riik, aga seda saab ka vaadata nagu, kas see on minus asi või? Feministid on juba kettus. Et sa saad seda tegelikult vaadata kui nagu puudujääk või sa saad seda ära kasutada enda jaoks. See sinu tõi siis selline lind, jah? See on ju see, kes toob lapsi. See tõi sinu? Ja. Mustanen. On ju must lind toob ju mustaneni või ei? Okei, ja ta on väga kettas. Talle meeldib, vaata, ta tunneb ära. Ta näeb praegu, et sa oled sina. Ta on mingi Ari. Ma arvasin, et ma jätsin su prügikasti taha. Kuidas sa oled siin praegu? Ja mis nad ühel jalal on? No. Seda on Eestis. Küll. Ei tegelikult vist, miks nad olid ühel jalal? Ma kunagi lugesin. Sellepärast, et kui nad kaks tõstaksid üles, nad kukuksid alla. Miks sinu stand-up kava nimi on Flamingo? Oli kunagi üks bitt oli, et see oli seoses sellega, et ma ei saanud nagu võitlusspordis edukaks nii-öelda, ma liigun teistmoodi, kui sa vaatad, kuidas Heiki Nabi liigub, ta on nagu tugev mees, et ma liigun rohkem nagu tantsutüdruk. Ja siis mul oli üks nagu tagline, mis tähendab siis nagu selline väike nagu et punchline on see nagu anekdoodi see lööklause nii-öelda, siis tagline on siuke, et viskad niisama mingi detaili välja, väike chuckle saad. Ja siis ma nagu ütlesin, et ma olen flamingo, siis mul hakkas see sõna nagu meeldima. Kui ma flamingode kohta lugesin, siis öeldi, et nad on selle poolest erilised, et nad saavad hästi sügavasse vette minna, sellepärast ka rohkem süüa saada, eks ju, ja et nad ei vaju mutta, nagu siis nende jalad on selliselt ehitatud. Ja siis teades veidi sinu teekonnast siiani, kus sa oled täna, siis mulle tundub, et see ongi nagu analoogia. Et sa oled läinud nii sügavasse vette, aga sa ei upu ära, sest you're built different, sa oled teistsugune. Built different ja see mulle juba meeldib. Aga millise loomaga sa tunned kõige suuremat resonantsi? Tead, koala on tegelikult väga timm nagu. Vaatast, et ta chillib, aga need koalasid kiirelt liikumast. Nad ikka liiguvad, aga muidu nagu timmivad niisama. Ma arvan koala või, ma ei tea. Teemis kogu aeg, kui meil laps oli kuulele pärdik, kõik olid mingi pärdik, aga kui sa hakkad päriselt pärdikutest lugema, mingi söövad üksteise ajusid ja mingi on ülivihased ja üli ebaviisakad ka. Kas sinu puhul on ka selline nagu nihe selle vahel, kes sa oled päriselus, kas sa oled ka nagu šimpansid tegelikult päriselus, sööd ajusid ja jooksed ringi, oled vihane, nalja ei tee, ajad inimesi ainult nutma või... Ma ei tea, nagu see, ütleme, lavapersoon on alati nagu võimendatud see, kes sa oled, et ma ei saa 24/7 olla see, mis ma lava, selleks väga tüütu inimene ja võimatu oleks selle tüübiga nagu asju ajada, et ma ei saa nagu kogu aeg niimoodi olla, aga mis on põhjasi see, ma arvan, et aga see on kõigil, ma arvan, mingi rockstaaridele, ma arvan, mingi taukar on ka, kui sa peolik oled, siis kõik nagu tahavad, et sa oled nagu taukar. Ma mäletan, sattusime sinuga veidikese ühel ajal sinna Comedy Estonia open mic'idele ja ma mäletan, et sa olid alati... Millised? Need siis, kui me Pööningul veel olid. Mustamäel, väga hea saal. Tudengeid oli palju, vaata. See oli väga hea crowd. Ja see oli mingi 200 inimest ka ülikitsalt. Ja inimesed alati tulid ja nad elasid kaasa, nad olid hästi kuidagi vabad. Oli küll, jah. Seal oli päris äge. Aga ma mäletan sinust seda, et sa tulidki, sa olid terve saali pahviks täiega, kõik olid nagu, mis vend see on. Ja. Aga see oli just siis, kui ma tulin Eestisse. Aga siis sa tegid seda, et kõik nagu juba mõtlesid mingi okei, ma näen seda venda, ma lähen räägin temaga, et ta tundub nii muhe. Ja siis sa olid mingi aitäh teile ja sa läksid ära. Ei, ma olin, et see on huvitav, et kusjuures mul sõbrad ka öelnud, et sa olid nagu, et ma olin nagu ainus tüüp, kes oli 14 juba superstaar. Nagu, et ma juba olin õpetajatel, ütlesin, et vaata, et kui ma jäin hiljaks, ma ütlesin, no jaa, teised ei tohi, aga et come on, Ari siin rahulikult. Et see on naljakas, aga seda mulle hästi palju öeldud ja et isegi kui ma kuskil Vancouveris open mic'idel olen ka, kedagi nagu publikut on vähe, tundmat koomikud, kõik on nagu, kes see tüüp on, kes lihtsalt tuleb kohale, teeb nagu seti ära, on nagu juba nagu mingi läheb välja nagu Freddie Mercury, vaata, et aitäh, no pictures.
sa teed seda sama asja siis ka praegu näiteks, et kui on praegu see Flamingo show ära, sul õhtul on etendus, teed ära, jood ühe joogi ja lähed koju. Tead, vaata, see on see, et kas sul ei ole seda nagu, vaata alati on see, mis on see inglise keeles FOMO, fear of missing out. Ma olen see klassik tüüp, et ma lähen peolt koju ja siis ma mõtlen, et kui äge see pidu võis olla. Ja siis hommiku, ei nii timm oli, aga iga kord, kui sa jääd peole, see läheb nagu aina sitemaks. Kas sul ei ole paranoiat, et see pidu on halb sellepärast, et sina oled seal, et sa oled lõpetanud esinemise ja nüüd valmistad pettumust? Ja, see on see teine asi, mis on hästi selline, ütleme, ma arvan, paljudel meelelahutajatel on see, et inimesed tulevad nagu pärast minuga rääkima ja nad arvavad, et see asi nagu jätkub, vaata. Et nagu, et shot, ei, ma teen edasi. Mul nagu, et minu osa on nagu täiesti läbi. Ja ei, ma olen suht tühi ka nagu peale sette ja showsid nagu. Aga ma olen nagu selles mõttes, et see on huvitav, et kuigi mul on nagu see superstaari osa ja niimoodi, kui stand-upist räägitakse, siis ma ütlen, et mulle meeldib nagu Dave Chappelle nagu rohkem, kes on hästi sihuke vaba storyteller, aga oma tööeetika ma olen nagu Jerry Seinfeld, ehk siis täiesti kogu aeg märkmikutes ja et mul on nagu kogu aeg märkmed, asjad käed täis kirjutatud, kogu aeg telefonis kirjutan. Et ma selles mõttes olen ka frukt, et kui ma teen seti ära, ma tegelikult lähen selle pärast ära, et ma nagu saaks kohe kirjutada ja mõelda edasi sellele. Koomikutega on sihuke kummaline lugu, et nad räägivad lugusid, millega inimesed saavad suhestuda. Ja see kõik on naljakas selle hetkeni, kuni see inimene saab, see tabab seda valusat kohta. Ja siis ühtäkki tundub inimesele, et ta ei tee nalja, vaid ta räägib tõsiselt. Ja siis on see tühistamiskultuur selle ümber. Ameerikas hästi paljud koomikud on saanud selle latiga ikka kõvasti pihta. Kas sind ka hirmutab see, et ühel päeval sinu naljad lähevad üle piiri ja sa hakkad mingi tühise asja pärast täiesti tühistatud saama? No see oleks päris äge, ma nagu pigem ootan seda. Pigem ootad? Ja, et see tundub nagu päris äge, aga see, et see on aru saada, et sa juba stand-upist nagu tead, et see on väga klassikaline nagu selline see, no tegelikult olema, sa oled munn inimene, kui sa nagu naerad kõige üle keset show'd ja siis keegi puudutab surnud ema, lesed, vähk ja sul on mingi personaalne kogemus ja nüüd sa nagu justkui oma peas otsustad ära, nüüd ei ole okei, ainult sellest, et minu nagu, et Ricky Gervais ütles kunagi väga hästi ka intervjuus, et vaata, et just because you're offended doesn't mean you're right. Kaja Kallas ütles mingis intervjuus ka, et sa kohtud sama inimesega mäe tippu minnes ja ka tulles. Ja nüüd on, vaat see narratiiv on ju see, et me alati ehitame kangelase ja siis me tahame ta ise alla. Me paneme ta pedestaalile ette ta alla tõmmata. See on mingi huvitav selline, no mingi pärdiku kultuur, vaata, et kui üks pärdik hakkab kuskil nagu liiga, Et kas siis sinu jaoks on see nagu uhkuse märk, kui ühel hetkel hakatakse? Ma loodan, et mitte, et nagu, et ei tule nagu, muidugi see on nagu jälle mingi stress või midagi on ju, mis sa pead mõtlema sellele. Aga tundub, et tänapäeval vähemalt meelelahutuses ja nagu sellises kollases meedias nagu see on osa nagu mängust. Ja see, tead selline inimeste nagu tundub see, et mind on tühistada nagu, et nojah, aga öeldakse, et the fan only blows when you're hot. Siis tahavad sind jahutada. Et kui sa oled juba tühistamist väärt, ma ütleks, see on juba päris nagu, usu mind on väga palju koomikud open mic'ide, kes tahaksid, et neid tühistatakse. Sest et sa tühistad ju ikkagist kedagi, keda sa nagu arvad, et sealt saab. On ju. Ari, kas sa sinna Alexela poole ei peaks juba minema hakkama või? Lähme. Aga kus sa auto parkisid? Pole lube ja pole autot, pole Bolt Drive ega midagi. Aga kutsu takso siis? Tead, ma ei saa Alexelast väga midagi tegelikult. Ei, no aga kutsu takso, kus me saame? Sul roheline kaart on või? Ei. On või? Ei. Lähme bussiga. Ma teen pileti veel. Ei, ma ei taha bussiga minna, see on kuulus. Ole tasa, lähme piletiga. Me ei lähe bussiga. Me tulime laste piletiga, me läheme bussiga. Me ei lähe bussiga. Tule. Ari, ei. Lähme. Ma ostsin jäätised. Mul on savi. Me läheme bussiga. Ari, see saal on praegu tühi, aga õhtul on see täielikult välja müüdud ja homme samamoodi. Miks inimesed tulevad Ari-Mati Mustoneni vaatama? Ütle sina. Sa ütlesid, et Pööningul oli äge. Jah. Väga hea müügibits. Ja ma lihtsalt mõtlen, et sa ju tead, mida sa teed. See ei ole see, et sa lihtsalt juhtud siin. Mis on see, mida sina tahad inimestele kinkida, sest et ilmselgelt see, mida me võtame, on midagi muud. Ei ma loodan, et on lihtsalt fun, saab mõtted eemale.
ma arvan, see on nagu koomiku nagu põhiülesanne on ju. Et ma alati mõtlen nagu ka, et kui ma nagu, kui sa elad oma enda väikses universumis, oled stressis oma nagu naljade pärast, mõtled, kas see meeldib, siis ma nagu vahest unustan ära, et tegelikult inimesed lihtsalt pargivad, noh, leiad lapse hoida, pargid oma auto, ootad seda show'd, noh, nädal, 2 kuu on ju, mis iganes. Ja lõpuks tuled ja lihtsalt tahad nagu, ütleme, ma vahest isegi arvan nagu, või vähemalt ise ka, kui ma kogen mingi kontserte, ega tegelikult ei ole ju see, et see nagu, vaata esinejana sul on see, et ma pean tegema once in a lifetime performance'i. Aga tegelikult tahaks lihtsalt chillida, nagu et vaatajana. Et ma arvan, et mulle meeldivad ka nagu need etendused, kus ma tunnen, et kõik on in control ja ma võin korraks elu ära unustada, lihtsalt naudid mingit show'd, noh, olgu see muusika, komöödia, mis iganes. Et kui nagu, noh, kui publikule tundub, et sul on chill, siis neil on ka chill. Mu lemmik nagu, mu ideaalne show on niimoodi, et tuleb nagu paar, veits tülitsed parkimiskoha pärast, on sellest, lõpuks leiad koha ülesse, siis naerad, pisarad jooksevad, väga fun, pärast lähed koju, paned jook edasi, siis kepid üksteist. Ja siis järgmiseks päevaks on juba kõik läinud. Väga huvitav tähelepanek tänase päeva jooksul, kui ma sinuga olen siin saanud vestelda, et kui sa oled laval, siis sa räägid hästi palju neid asju, mis on sinuga juhtunud ja sa naerad enda üle. Aga täna, kui ma küsin midagi sinu käest, sa hakkad mulle rääkima kellestki teisest, tood mulle näite mõnest teisest koomikust. Aga miks see nii on, miks sa ei räägi endast? Ma ei tea, et tundub nagu, jah, et vaata, nagu sa ütlesid laval, ma räägin kogu aeg, see tundub nii ülienesekeskne nagu kogu aeg rääkida. Mulle meeldib hästi palju tuua kedagi teist teemaks. On ju. Võib-olla lihtsalt seepärast, et see on minu jaoks ka nagu huvitav mõelda või noh, kui ma kuskil mingi sotsiaalse üritusele on kõik tahad küsida nagu stand-upi kohta, mul on nagu just see, et ma küsin, mis sa teed ja mis nad teavad ja ma arvan, see huvitab mind rohkem nagu. Aga kui see kõik need istmed meie selja taga on inimesi täis, sa oled andnud ära oma kava, sa seisad siin laval, inimesed plaksutavad. Loodetavasti. Siis millises vanuses Harimati sinu sees rõõmustab kõige rohkem? Huvitav küsimus, jah, ma ei tea. Ütleks, et ma olen ma loodaks, et ma suudaks olla, mul üks kunagi lapsepõlves ütles ka, et iga kord, kui ta mind näeb, iga kord, kui ta mind näeb, ta ütleb, sa oled täpselt samasugune ja et ta loodab, et minu see nagu, et mingi lapselik rõõm, mis mul on, nagu jääb nagu elu lõpuni. Ma loodan, ma olen elu lõpuni see, kes ma olen nagu keskast tagapingis, lihtsalt livin la vida loca. Aga kas sellises mõõtelaadis on keeruline leida enda kõrvale partnerit, kes peab selle kõigega hakkama saama? Ja. Ei noh, jah, mul on nagu praeguses tunnis ka nagu üks lain, kus ma ütlen, et milline stabiilne naine vaataks mind nagu, et tundub huvitav, et noh, et ma tean, et see võib päris huvitav olla. No ma olen andnud selle nagu kunstivormi jaoks terve oma elu, aga minu worst nightmare oleks see, et mu naine on naljakam kui mina, vaata, et ta läheb nagu paremini. Nagu, et noh, ma lisan nagu Alexela rõdu, aga ta on mingi rõdu ja ei, ma vaatan Suurhalli praegu. Ma mingi ootan, mida. Ma ei tea, kuidas mu ego sellega nagu toime tuleks. Pean olema nagu Freddie Mercury every day, all day. Vaata. Öeldakse, et kui miski on hästi tehtud, siis mitte kunagi ei paista välja see töö, mis on selle taga. Ja minu meelest... Karvad paistavad. Väga hea, las paistavad siinkoha, tuulduvad ära, mõtleb auduma. Soe ilma. Madis, miks ei öelnud? Et kui miski on hästi tehtud, siis töö selle taga ei paista välja. Ja minu meelest sinu puhul ja paljude meelelahutajate puhul on see, et see tundubki, et noh, et esiteks sa räägid ka väiksest peale olin selline, see oli mu talent, ma olengi selleks sündinud. Aga ometi on sinu elus viimased 10 aastat olnud raske töö tegelikult selle suunas, kus sa pidevalt, sa käid reisidel, sa alustad pidevalt uuesti iga kord, sa oled öelnud, et kui su kava saab läbi, siis on sinu jaoks ka kõik läbi ja sa hakkad jälle nullist pihta sellest open mic'il on ju. Kas sinu elus on olnud momente, kus see teekond on tundunud liiga raske ja sa lihtsalt maabud koju ja mõtled mitte kunagi enam? Tead, võib-olla praegu nagu mitte, aga no see on hästi palju kunstnikke maailmas on, et see 3-5 aastat on see väga suur võib-olla nagu, et kui sa 3-5 aastat seda teinud on ju. No ega sa haridusteel oled samamoodi, et sa võid ju baka kätte saada, aga mitte midagi sellega teha. Sa võid olla poole magistri pealt isegi nagu, ma ei tea, aga ütleme no praegu jah, mingi 8-9 aastat, nüüd on vaikselt midagi. Kuigi ma ütleks,
võib-olla mentaalselt ma alati mõtlen, ma olen iga hetk valmis nagu, et see on mu viimane show. Nagu lihtsalt, kui ma tunnen, et ma enam ei taha midagi anda või see stress on liiga palju või mida iganes, on ju. Sest et sa ei tahaks seda kunagi teha nagu, sest et sa pead seda tegema, on ju. Et see on alati raske, kui sa lased millelgi, mida sa armastad, sind nagu kontrollida, siis ma arvan, sa oled juba nagu, noh, sa oled juba kohas, ma ei tea, kas see on väga stabiilne viis, on ju, et ma ei saa ainult sellele loota nagu. Just mõtlengi lõpetuseks võib-olla küsin su käest sellise retoorilise küsimuse, mis võib-olla algab solvanguna, aga ma loodan, et sa jõuad õigesse kohta sellega. Okei, lähme. Et see ei ole kõige ilusam. Väga hea. See ei ole kõige andekam. Jah, okei. See ei ole kõigest kõige parem. Aga miks sinu showd on kõige rohkem läbi müüdud? Miks sina oled praegu selles tipus? See on ka, tead, ma arvan, et vead resoneeruvad rohkem kui ideaalid. Et nagu ideaalid müüvad, aga nagu vead resoneeruvad. Et võib-olla ideaali pärast sa lähed show'le, kuuled, oh my god, amazing show. Kuuled, et wow, this guy is great, amazing, vaatad mingid videot, võib-olla meeldib. Ja kui kohale lähed ja näed võib-olla, noh, eriti veel mitu show'd, nagu sa ise tead ka, kui sa käid open mic'idel, miks sa käid open mic'idel? Vaata, inimesed, kes armastavad stand-upi, nad vahest ei tahagi head show'd näha. Kui sa ütleks mulle ka, noh, et kas sa tahad näha Dave Chappelli kõige paremat show'd või kõige sitemat show'd, ma maksaks 10 korda rohkem, et näha tema kõige sitemat show'd. Sest mulle meeldib see nagu, wow, et kuidas temal saaks halvasti minna. Siis ma arvan, sama põhjus, miks inimesed tulevad open mic'idele, et nad on nagu, et äkki täna Arile ei tule, mida vahest ei tule, lihtsalt mingi mõttetu nali, mõttetu jutt kaob ära, ma oma peas kuidagi olen off, ma olen väsinud, mida iganes. Seal võib olla mingi nagu esineja või publiku ja esineja vahel on see mingi dissonants, on ju, see mingisugune möödarääkimine, aga see on ka atraktiivne ju, minu arust vähemalt. Et ma ütleks oma lemmikmuusikutena ka, ma tahan igat albumit kuulda. Et see on kõige rohkem juhtub ju seda, et mingi muusik ei teegi enam uut albumit, sest ta kardab seda kriitikat. Aga minu arust nagu fuck it, nagu see ongi ju, ma arvan, miks ma võib-olla meeldin ka inimestele on see, et kui ma teen midagi valesti, siis see on kõik selle nagu suure pildi osa on ju. Et kes ei tahaks, noh, isegi täna õhtul, kes ei tahaks näha, kuidas mul täna perse läheb.